Eks igaüks me elus otsime ju midagi vägevat, midagi veetlevat ja millega me näeksime ilusamad välja. Ja selline võimalus avanes kõigile aastal 2016, kui Volvo tuli välja oma uue lipulaevaga S90-ga. Ja Volvo S90 andis kõigile inimestele võimaluse väljendada ennast veetlevalt ja kenasti, sest et ta näeb ju tõesti imeilus välja. Ja lisaks sellele mõtlesid paljud, et selle autoga ei saa ju midagi juhtuda, sest tegemist on Rootsi autoga. Huvitav, mida see olukord mulle meenutab? Silver, oota! No mida? Aga kuhu su kiiver jäi? Ma ei saa kiivrit kanda. Ma näen ilma kiivrita palju vägevam ja veetlevam välja. Pealegi see on Läti hobune. Mis siin ikka juhtuda saab? Aga ma saan aru, et hobune, aga kas sa enda ohutuse pärast ei karda? Ma olen vana kogenenud ratsanik. Ma tean neid maid siin nagu oma viitsõrme. Lähme aga edasi. For me twice, how you dare to paradise. Now you never see me cry. Just don't tell me die. Kui 2015 tuli turule uus X90, oli see täis igasuguseid uusi tehnoloogiaid ja samuti omas endal palju algupäraseid lastehaiguseid. Aasta aega hiljem tulnud turule Volvo S90 oli palju töökindlam, sest et mingid asjad olid juba X90-ga õpitud ja parandatud, kuid siiski leidusid sellelgi palju lastehaiguseid. Ja ilmselt te tahate teada, mis need lastehaigused ometi on ja ma loen teile ette. Leetrid, mumps, rõuged, mis asja? Need on minul diagnoositud haigused. Vabandust. Temale, mis tal olid? Põhilised asjad olid esituledesse, võis tekkida vesi, mida palju peab märkama. Lisaks ukselingid võisid korrudeerida ja mitte enam lahti tulla. Ja sellised tegelikult üsnagi väikesed asjad, mis on tegelikult järgnevate aastatega kõik parandatud. Kui ma ütleksin oma tööandjale, et mina töötan edaspidi ainult 2 tundi päevas, ma ei tea, kas ta oleks sellega nõus, aga võib-olla kui ma suudan teda veenda, et ma suudan selle 2 tunniga teha kõik oma päevatöö ära, siis ta võiks ju nõustuda, aga selliseid tingimusi saavad ikkagi väga head töötajad ja näiteks Volvo läks uute mudelite puhul üle vaid 2-liitriste mootorite peale ja enam ei kasutanud 6-silindrilisi ega 8-silindrilisi mootoreid, aga temale on see lubatud, sest et tema on just nii hinnatud autotootja, mis tähendab aga seda, et Volvo suutis tänu sellele vähendada detailide hulka mootoriruumis 60% ulatuses, mis tegi mootorite ehitamise lihtsamaks ja odavamaks. Ja kõik mootorid on tõesti 2-liitrised, 4 silindrit ja vahe on vaid selles, kui suurelt on nad turboga laetud. Bensiinimootoritel on siis 190 hobujõudu, 248 ja 320 hobujõudu. Diiselmootoritel aga 150, 190 ja siin esitatud 2-liitrine turbodiisel kompressor on ka siia juurde keevitatud, mis tähendab seda, et kokku on 173 kilovatti ja 235 hobujõudu. Ja ainus asi, mis selle kõige juures on see, et hobujõud on head. Hobujõude saab ükskõik mis mootoris, ka 1-liitrisest võib mingite hunnikute turbodega 300 hobust kätte saada, kuid see, kuidas ta sõidab, sest paljud inimesed arvavad, et 2-liitrine ei tundu sõites ikkagi nii sujuv ja nii kindel nagu 3-liitrine, kuid seda me näeme hiljem sõites. Tagaistmetel on ka väga palju jalaruumi. Siin on küll lihtsalt ainult jälle mingi koht, kus saaks, ma ei tea, mingid väiksed prille hoida, aga tegelikult sai siia ka 4-tsooni kliimaseadet ja on ka pearuumi täiesti esinduslikult. Ainult kui sa võtaksid panoramkatuse, siis on see, et pearuum läheb väheseks. Ja mis ma praegu avastasin, on see, et siit see välja tulemine on ka kuidagi huvitav. Nii, et kui sa nagu väga ei mõtle või mõtled on kuskil pilvedes, siis võib väga lihtsalt siit kuidagi muhu kätte saada. Puudutab pagasiruumi, siis siin on ruumi 500 liitri jagu ehk tegelikult täiesti palju, et jõuludeks saaks jõulukuuse koju viia. Muidugi jutt käib ainult millisest, kui suurest kuusest. Aga näete, täpselt paras. Siia mahuvad kingid ära ja kogu pere toidukraam veel aastavahetuseks. Mis puudutab veel lastehaigusid, siis need mootorid
on osutunud ülimalt töökindlateks tegelikult. Ainus asi, mida tuleb jälgida, on see, et diiselmootorid ei kannata, kuigi pikkasid sõitu, kuigi lühikesi sõitusi tähendab, mida tuleb kindlasti jälgida. Aga samas on 8-astmeline automaatne käigukast ka ülimalt töökindel, vaesemad inimesed said ka endale manual käigukasti ja saadaval oli ka nelikvedu ja ka pistikhübriid ja samuti ka õhkvedrustust. Ja mis puudutab tegelikult seda interjööri, siis see auto oli aastaid tagasi, 8 aastat tagasi, esimene auto maailmas enam-vähem lisaks X90-le, mis tuli sellise suure ekraaniga. Tänapäeval me oleme harjunud, et kõikides autodes on sellised, aga ka sellel olid alguses tegelikult mõned lastehaigused, mis tähendas seda, et algusaastate S90-le 2016-17 võis need ekraanid lihtsalt järsku välja lülitada ja töö lõpetada, kuid seda on suudetud ravida igasuguste tarkvara uuendustega. Kuid samas on interjöör väga ilus, kõik materjalid, armatuuril on nahk, need puitdetailid on kõik ehtsast puidust ja kui muidu võib tunduda, et liiga palju on kõike koondatud siia keskekraani sisse, siis tegelikult mina ei muudaks siin auto interjööris mitte midagi, sest et need kõik viimsed, kui detailid näevad nii ilusad välja, nagu see justkui kristallsest käigukangi valits, minimaalsed nupud, suured ventiavad ja kõik on lihtsalt nii ilusad. Ma olen selle eest nõus natukene lõivu maksma selle nimel, et kõiki asju pole võib-olla nii lihtne ajada, kui võiks, ehk peab siit ekraanist otsima. Nagu ma ennem ütlesin, on sellise auto puhul, 2-liitrise mootori puhul kartus, et äkki see pole nii võimas, nii hea minekuga kui 6-silindriline V6 ja muidugi on mingid asjad, mida ta ei suuda nii hästi teha, kuid mina ütlen sõites, ma ei tunne mitte ühtegi puudujääki. Ta on endiselt, tal on ju ikkagi 230 hobust ehk täiesti piisavalt ja mingit sellist tunnet, et natukene jääb väheks, ei ole, isegi 2-liitrise 5. seeria Bemariga oli see tunne, aga siin seda absoluutselt pole. Kõik on vägagi mõnus, võib-olla peeglid on natukene suured ja tekitavad pimenurka, aga see on ka ainus asi ja tegelikult, mis puudutab tema sõitmist, siis see ei ole sportlik. See on pigem selline väga mugav auto. Kõik need õhkvedrustus ja samuti see 8-astmeline käigukast on disainitud ka selliseks, ja neid käiguvahetusi pole tegelikult üldsegi tunda, ehk mis tähendab jällegi omakorda seda, et auto on püütud disainida selleks, et oleks võimalikult sujuv ja võimalikult mugav. Mis puudutab Volvo puhul kõige olulisemat asja, on see ju muidugi turvalisus. Lubage meelde tuletada, et 1950-ndatel oli Volvo esimene autotootja, kes leiutas turvavöö ja ta oleks võinud ju selle patenteerida, mis järel oleks pidanud teised autotootjad hakkama ise välja mõtlema mingeid okastraate ja linte ja kette, millega inimesi kinni panna, aga selle asemel tegi Volvo oma leiutise ehk turvavöö vabaks ja kõik autotootjad võiksid seda kasutada, et lihtsalt kõik inimesed oleksid turvaliselt. Aga nüüd selle uue Volvo puhul on siin lisaks ka metsloomade tuvastus ja muidugi ka jalakäijate tuvastussüsteeme. Ja Eesti esindustes, Volvo esindustes seda autot enam uuest peast osta ei saagi ja kaasa arvatud ka V90 mudelit. See ei tähenda seda, et selle auto konveierjuhtme tuleks iga hetk läbi kärssamas, vaid seda, et eestlased ei oska enam ühegi autoga, mis pole linnamaastur, enam midagi väga peale hakata, kuid sellegi poolest tänu sellele, et Volvo loobus hiljuti tänu taevale elektriautodele üleminekust, on juba ringlemas internetis mõned fotod uuenenud S90-st, ehk kui sa oled näinud uuenenud X90, siis sa võid lihtsalt manada selle auto S90 mudeliks ja näha, milliste uute uuendustega välja näeb, ehk siis uued esituled, uuem ekraan, aga muus osas üpriski sarnane ja loodetavasti saabub ta siis eestlaste juurde tagasi, et päästa meid sellest kohutavast linnamaasturite maaniast.
täpselt nagu selle Volvogagi. Seda on robotid 8 aastat kokku pannud. Need robotid on tõesti enesekindlad, et nad ei tee selle kokkupanemisel enam mitte ühtegi viga. Ja täpselt sama on ka minuga. Ma olen nii palju sõitnud ilma kiivrita. Ma tean, et ma ei tee mitte ühtegi viga. Pealegi ma sõidan ju väga turvalise 17-aastasega hobusega. Nii et ühtegi viga ma kindlasti ei tee. No, võib-olla kuni ise. Kurat küll, miks ma kiivrit ometi ei kandnud? Lugu on nii, et meil oli 3% akut jäänud, nii et oli 2 võimalust. Kas kutsuda kiirabi või teha saade lõpuni? Ma arvan, et ma tegin ühe kuradima õige otsuse.